võtta ja paremini edasi minna. No nii, tere ilusat vihmast või vähemalt Rakveres on vihmane teisipäeva hommikut kõigile, ka teile, kes te hiljem järgi vaatate. Seda meie tänast olemist on täiesti mõistetav ja arusaadav, et enamus meie tavapärasest vaatajaskonnast, turismiettevõtjad on täna juba külalisi vastu võtmas ja ongi käed ja jalad tööd täis. Täna meil on plaanis anda teile siis väike ülevaade sellest, et mis meil pakkuda on demo meeskonnal ehk siis uudisnõustamise kohta. Anu teeb meile väikse kokkuvõtte sellest aasta esimese poolel toimunud lugude loomise ja giiditöö programmist, mis koosnes väga paljudest toredatest koolitustest, ühest õppereisist ja ka kulmineerus siis Ida-Virumaal veel giidide atesteerimisega. Mõnes mõttes seda teemat me jätkame muidugi läbivalt aasta jooksul, aga Anu siis räägib juba lähemalt, et mida siis osalejad sellest programmist said ja mis see meie piirkonnale kasu toob. Siis enne sellist suurt hooaega sukeldumist mõtlesin, et võiks teha teile sellise 5-minutise pisikese võib-olla meeldetuletuse või motiveerima nipinurga, et kuidas paremini või lihtsam külalisi vastu võtta ja väga lihtsate vahenditega siis tekitada seda head külalislahkuse tunnet nii selles külalislahkuse teenuse pakkujas endas kui ka siis külalises. Kindlasti neid nippe kõik teavad, aga aeg-ajalt on tore meelde tuletada ja võib-olla igaüks saab endale mingisuguse uue mõtte. Ja tänane ettevõtja, kes oma teenuseid tutvustab, on siis uus selline elamuskeskus Rakveres, kus pakutakse erinevaid selliseid elamusmänge, tegevusi. Kindlasti juba siis räägivad ise rohkem, et on Target Room. Mina ei ole veel jõudnud minna, aga võib-olla tänane tutvustus veenab mind, et ma peaksin seda Target Roomi külastama ja ka oma külalistele soovitama. Et võib-olla leiate ka kõik koostöövõimalusi, et oma külalisi sinna viia. Aga siis esimese punkti juurde, et oleme siin juba mitmel kokkusaamisel informeerinud ja andnud märku, et me alustame oma meeskonnaga turismiettevõtjate nõustamist. Me kindlasti selle aasta jooksul tahaks selle teenuse kuidagi sedasi kenasti kingipakki panna või paketeerida, et seda saaks veelgi mugavamalt nagu broneerida või kasutada. Aga esialgu te leiate meie kodulehelt virumaadmo.ee siis oluliste linkide alt turismiettevõtjate nõustamine. Ma pärast lisan QR-koodi hiljem siia slaidile, et kui me paneme tänase päeva jooksul need slaidid kodulehele üles, tänase kohtumise slaidid, et siis siin on juba QR-kood, et kuidas täpselt sellele lehele saab, kus on juba kõikide meie inimeste kontaktandmed ka kirjas, et kuidas ühendust võtta, et siis nõustamisele registreerida. Neid nõustamisi teeme individuaalselt, täna siis Teamsi keskkonnas. Loomulikult, kui ettevõtja või turismitegija väga soovib, saame ka täiesti füüsiliselt kokku vajadusel, aga tihti kõik sellised olulisemad asjad saab ka veebi teel ära nõustada. Ja siis hetkel on siin see nimekiri, et kes mis teemadel nõustavad. Korraks teen siis kiire ülevaate, et mina annan hea meelega nõu nii turunduse, natuke ka müügi, kui siis kõige rohkem klienditeeninduse külalislahkuse valdkonna suhtes, et kes soovib oma ettevõttes siis neid punkte parandada, siis saab minu käest lahkesti nõu küsida, et
kaardistame ära praeguse teie olukorra ja mõtleme välja, mida saaks paremini teha. Victoria, kes praegu nüüd küll veel puhkab 2 nädalat, aga siis tema tegeleb meie kogu Virgumaa siis turismiinfo haldamisega Puhka Eestis ja Visit Estonia platvormidel ja paljud ettevõtjad, eriti kes on uued ja alles oma teenuseid üles panevad, jäävad tihti jätta sellega, et nad võib-olla ei oska seda platvormi kasutada või ei tea, kuidas täpsemalt oma diginähtavust parandada, siis Victoria nõustab nendes küsimustes ka selles, et kuidas mujal kanalites siis, kus võiks veel olla, et diginähtavus oleks parem ja tegelikult on ka Puhka Eestis portaali reeglid sellised, et sul peaks juba endal olema siis näiteks kas veebileht, sotsiaalmeediakontod, Google My Businessi account ja nii edasi, et nendel teemadel saab Victoria käest nõu küsida. Anu tegeleb meil siis peamiselt külalislahkuse arendamisega ja Anu käest saab siis nõu põhiliselt selles suhtes, et koolituste suhtes, milliseid koolitusi parasjagu pakutakse. Nagu ma näen, siis Anu ise on öelnud, et testkülastusi saab tema kaudu kokku leppida või ta annab nõu, kuidas neid korraldada. Ja loomulikult tagasiside ettevõtjatele, et mis on alati väga oluline ja kuidas üldse ettevõtjad peaksid selle tagasisidega käituma. Ja Kristina, kes on aastaid juba tegelenud üldse turismiinfo haldamisega, et tema teemaks on täna DMO-s tegeleda ReviewPro platvormiga, selle andmete haldamisega, kes siis ei ole veel eelnevalt kuulnud, mis loom see ReviewPro on. See on selline tore keskkond, mis koondab kokku kõik ettevõtetele antava tagasiside erinevatelt platvormidelt, näiteks booking.com'ist, TripAdvisorist, Google'ist, ka ettevõtete enda erinevatelt platvormidelt ja siis toob kokku sellise koondhinde ja see on väga hea platvorm jälgimaks, et kuidas me areneme või siis parasjagu ei arene. Ehk siis Kristina saab anda individuaalset tagasisidet, kuidas just teie ettevõttel läheb ja millele võib-olla peaks rohkem tähelepanu pöörama, kui kõik asjad ei ole liiga hästi. Jah, me saame anda tagasisidet nende ettevõtete kohta siis, kes on selle ReviewPro keskkonnaga liidestatud. Just. Ja kes täpsemalt ei tea, mis see ReviewPro on, siis meie eelmises veebiinfotunnis oli vist ju 6 aega tagasi, eks ole, maikuu omas. Kristina andis väga põhjaliku ülevaate, et kuidas meie piirkonna ettevõtetel läheb ja kuidas üldse ReviewPro töötab. Nii et kes ei ole seda näinud ja ei ole kuulnud, siis kindlasti julgustan seda järele vaatama ja uurima, et mis kasu sellest saab. Ja Olga ja Vladimir on meil mõlemad Narvas, kes siis hea meelega tegelevadki just nimelt Narva ettevõtjatega, et Olga oskab siis diginähtavuse ja toetuse võimalusi inimestele tutvustada ja Vladimir siis sellise koostöö ja külalislahkuse suuna pealt. Aga meie kodulehel on pikad kirjeldused, et mida kuskilt saab. Nii et ma väga soovitan, et kui kellelgi ikkagi on sellist tuge vaja, et siis sellist individuaalset nõustamist saab täna kokku leppida. Et see on igatepidi teile tasuta tänasel päeval ja püüame anda siis endast parima, et teil tänu meie nõustamisele nagu läheks veelgi paremini. Aga lähme siit siis edasi, ma annaks sõna Anule, kes siis tutvustab seda, et kuidas meil see programm läks. Aitäh, Maie. Ja tere ka minu poolt. Minul on hea meel nüüd
tibusid lugeda, öeldakse küll, et tibusid loetakse sügisel, aga ma loen kohe kevadel ära suure hooga, et meil on see lugude programm lõpusirgele jõudnud. Kes ei tea, siis sellel aastal me oma koolitustes keskendusime lugude jutustamisele, nii et võib öelda, et kõik koolitused olid jah, otsapidi meil ikkagi lugude jutustamisega seotud. Ja need olid suunatud tegelikult kõigile, nii ettevõtjatele kui kogenud giididele, kui ka neile, kes on alati soovinud giidiks saada, täiesti alustavatele tuurigiididele. Ja väga hea meel oli näha, et tõesti kõikidel koolitustel oli arvukalt osalejaid. Ja kokku oli neid koolitusi meil siis 8. Ja 3 koolituse puhul tuldi koha peale kokku. Ühe õppereisi tegime koos Setomaale, kuna Setomaa Eestis kindlasti on üks selliseid eristuvamaid piirkondi ja oma setokeste lugu nad seal väga ilmekalt oskavad edasi anda, nii et see oli selline väga õpetlik sõit, ma usun kõigile, kes käisid. Ja lisaks siis oli veel 5 veebikoolitust. Ja hea uudis on see, et kellel alles nüüd see teadmine saabus, et oli mingi lugude aasta meil ja oleks tahtnud osa saada, siis neid veebikoolitusi 5 saab veel vaadata järele, nii kuidas ise soovite ja võib-olla järgmisel aastal, järgmisel hooajal siis kuidagi haagite ennast ka külge. Ja tegelikult nende lugude jutustamise koolitustega oli meil ka veel selline eesmärk, et juurde saada kohalikke giide, tuurigiide. Ja Ida-Virumaal me lausa korraldasime siis sellise tuurigiidide atesteerimise. Ja need, kes siis koolitustel käisid, kõik ei käinud ka kõigil koolitustel, aga igatahes nende koolituste najal siis tegelikult meil see lugude jutustamise õppimine käis ja kevadel nüüd oligi siin maikuus me atesteerisime 17 Ida-Viru tuurigiidi. Nemad siis pakuvad üle kogu Ida-Virumaa oma teenuseid. Ja väga hea meel oli näha tõesti, et tulidki kaasa sellised inimesed, kes võib-olla igapäevaelus on siiani hoopis ettevõtlusega tegelenud. See oli ka meie üks eesmärke, et tuleksid kaasa ettevõtjad, kes õpiksid oma lugu rääkima, oma ettevõtte lugu siduma piirkonna looga, et selle võrra siis meie külalistele rohkem põnevust ja väärtust pakkuda. Kuskil keegi räägib. Jah, aga ja meil siin viibijatest Terje ja Reve ja Aare näiteks, kes on muidu ettevõtjatena tuntud ja nemad siis on nüüd meil ka Ida-Viru tuurigiidid ja oli veel paar sellist ettevõtjat. Ja oli ka neid giide siis tõesti, kes meil on tegutsenud, aga kuidagi peidus olnud või et ega neid inimesed üles ei leia, nii et meil oli eesmärk ka üles leida kõik need targad ja head lugude jutustajad ja need kokku koondada. Ja selle atesteerimisega siis 17 tuurigiidi meile juurde tekkiski. Lootus oli ka, et me saaksime juurde erinevaid võõrkeeli, soome keelt siis peamiselt oli vaja juurde. Ei osanud arvata, et neid nii palju erinevaid tuleb, aga 8 erinevat töökeelt on siis meil esindatud nende tuurigiidide seas. See oli eriti meeldiv üllatus, et lisaks soome keelele, inglise, saksa, vene niikuinii, aga tuli ka seal rootsi keel ja taani keel ja leedu keel ja see oli üks suur rõõm meie jaoks, et saame nüüd oma erinevast rahvusest külalistele pakkuda erinevates keeltes giide. Ja me koondame, osad on juba seal olemas ilusti oma pildiga ja enesetutvustusega, aga kes veel ei ole, siis saame lisada.
koondame nad siis sellisele lehele ka, siin panin lingi ka, kus siis leiabki, et kui tahate Ida-Virumaal endale mõnusat tuuri valida, siis võtate selle lehe lahti ja sinna siis peaksid, ma loodan, et lähima nädala-paari jooksul kindlasti üles jõudma kõikide nende uute giidide enesetutvustused ja kus piirkonnas nad tööd teevad, mis keeltes nad tööd teevad ja mis teemadel siis on valmis rääkima. Ja 2027 on siis meil Ida-Virumaal plaanis anda uus võimalus, sest tegelikult neid, kes soovisid, kes alguses selle programmiga liitusid, giidide atesteerimisel soovisid osaleda, neid oli umbes 2 korda nii palju, kui neid lõpuks atesteeritud sai, aga paraku ikka vastu kevadet elu tuleb vahele ja tööasjad ja jäi üks korralik ports väga potentsiaalseid ja toredaid inimesi lihtsalt ajapuuduse tõttu või elu tuli vahele, et selle tõttu välja, nii et 2027 kindlasti me juba teame, on terve käputäis inimesi, kes soovivad jälle lugusid jutustada ja kindlasti me korraldame uue atesteerimise ja järgmise aasta koolitusi siis hakkame ka rohkem siduma ka selle nurga alt, et kuidas siis kõiki neid teadmisi veelgi paremaks teekonnaks kokku vormida ja just seda teenuse disaini ja toote disaini võib-olla selle nurga alt ka läheneda ja kindlasti ka müüki. Ja nagu oli enne juttu mentorlusest siin ka, siis nende lugude jutustajatel on ka üks väljakutse kindlasti see, et kuidas neid oma lugusid ja oma tuure siis müüma hakata, et nad tõesti inimestele võimalikult lihtsad ja ülesleitavad oleksid, et nad tõesti saaksid paari klikiga need lood ära osta ja broneerida, nii et see on meie järgmine samm edasi. Aga jah, et kellel huvi tekkis, siis näiteks seda 5 veebikoolitust on võimalik siis Virumaa DMO lehel iga kell järele vaadata ja võib-olla siis järgmisel aastal ka paati hüpata. Anname kindlasti teada. Aitäh! Maie, sul on mikrofon väljas? Sain ise ka aru, et ma ainult ise kuulen ennast. Aga siis teen teile sellise pisikese, loodan, et 5 minutiga saame hakkama, sellise kiire tuuri, et kuidas siis olla väga külalislahke ja ma arvan, et sellest on kasu nii restoranidel, kauplustel, majutusasutustel kui tegelikult ka nendel, kes, ma ei tea, autoremondi teenust näiteks pakuvad, sellepärast, et kõik ju teenindavad ikkagi külalisi. Ja külaline, nagu me teame, mäletab ikkagi tunnet. Tihtipeale te ei mäleta ka, mis värvi olid kuskil laudlinad või kas hommikusöögi pošeeritud muna oli perfektselt serveeritud ja nugakahvel õiges kohas, vaid igast kohast sa lahkud tundega. Ja me kõik teame, et mõnes kohas meil on okei olla, mõnda kohta me teame, et me ei taha kunagi minna ja ei soovita isegi sõpradele, pigem ütleme, et ära sa sinna küll mine. Ja me kõik teame ka seda, et mõnda kohta nagu muudkui tahaks tagasi minna, et katsume siis kõik teha niimoodi, et meie kohta tahetakse alati tagasi tulla ja me toetame siin selles mõttes üksteist, et me oleme kõik sellised väikesed Virumaa turundajad, et ükskõik, mida me parasjagu teeme, et paraku külalisele jääb selline terviktunne, et kui sa, Kaspar, paneks me uue slaidi, palun. Et alati selline kiire ja hea nõuanne, et võib-olla kõlab klišeena, et see esimene minut või sekund on väga oluline, aga tegelikult toon teile võib-olla ka mingi näite, et sellest hästi aru saada, et miks tihtipeale külalised kohmetuvad ja ei tunne seda head tunnet, et ta ei tunne ennast oodatuna, äkki sina saad teha selle lihtsa asja, kas või silma vaadata, rääkida oma töötajatele, et kui sul on toitlustuse teenindajad või vastuvõtus kuskil, et sul ei ole isegi aega teretada inimest, siis silmside saad sa kuidagi ikka luua. Et võib-olla selline, praegu lõi pähe selline kiire näite minu enda endisest töökohast, kus meil oli tükk aega selline asi,
kus kõrtsmikud palvses viskasid nalja, et kui veel tuleb keegi siia ruumi sisse ja küsib, et kas teil süüa saab, et siis umbes lööks. Aga millest see tekib? Ma hakkasin analüüsima, millest tekib selline asi, et inimene läheb kuskile toidukohta, vaatab ringi, küsib, kas teil süüa saab. Juhul, kui teda oleks võetud kenasti vastu, öeldud, tervitatud, pakutud või räägitud, mida siit saab. Tere, mina olen siin Maie, mina saan teile pakkuda täna selliseid asju, siis inimesel ei teki seda ebameeldivat momenti. Nii et kõik, kes te klientidega tegelete, mõelge ise alati see läbi, see protsess ülilihtne. Et vaata inimesele otsa, ütle tere ja hakka temaga rääkima ja klient juba tunneb ennast sellisena, nagu ta oleks oodatud. Lihtne, aga iga hommiku tulete endale meelde. Palun, Kaspar, pane järgmine selline tarkuse tera. Ja nüüd see, mis meil on kõigil oluline, et me ka üksteise suhtes teeksime, soovitame hästi palju kohalikke asju. Ise olen värskelt, alles tulin ka reisilt, pisikestes kohtades käisin ja tajusin seda väga hästi, kui majutusasutuse inimesed või kuskil restoranide teenindajad päris siiralt soovitasid, milliseid kohti külastada, kuhu minna. Ma isegi ei võtnud seda Google'i kaarti lahti, vaid usaldasin seda, mida kohalikud ütlesid. Mina ise oma ettevõttes väga palju soovitan teisi ettevõtteid, naaberkohtasid ja see on mulle tagasi toonud minule endale väga palju positiivset tagasisidet, sest minu juurde tullakse tagasi, tänatakse, et nii tore, et te saatsite sinna sööma või sinna majutuma ja tullakse ka tagasi aasta pärast. Nii et vähe sellest, et te teete teistele ettevõtjatele te jätate endast hea mulje ja külalisele jääb see meelde. Palun, Kaspar, järgmine slaid. Ja nüüd soovitus kõigile, kes igapäevaselt külalistega tegelevad, kas sa ise võtad iga päev külalisi vastu, kas sul on meeskond, ehk siis sellisel kiirel hooajal väga soovitan, olen kuulnud kolleegidelt, tean omadest kogemustest, töötab kõige paremini. Võta see enne vahetuse algust või enne oma tööpäeva algust, see 5–10 minutit ja räägi meeskonnaga läbi, mis on täna kõige olulisem teema. Alati on kas mingid erilised külalised, teil on mingit head pakkuda. Las olla igas päevas, isegi kui sul ei ole meeskonda, mõtle, räägi peegli ees endaga, et mis on see tänane üks nipp, mida ma täna kasutan, et pakkuda veelgi paremat külalislahkust. Hea on ennast motiveerida ja meeskonda ka sellega, et tuua näiteid oma eelmistest päevadest, võtad kokku mingi asjad, eile oli see asi väga hea, teeme seda jälle. Ja sellised kokkulepped, see 5 minutit enne tööpäeva või vahetuse algust, kas meeskonnaga või siis räägi ise endaga, kui sa oled klienditeenindaja, et see viib sind sellele toredale lainele, et sa oled valmis neid külalisi vastu võtma. Jällegi lihtne, sul ei ole vaja isegi ülikoolis selleks käia, et seda õppida. Kaspar, palun järgmine slaidikene. Ja millest ma alustasin, et tunne on oluline. Teeme kõik nii, et sellel suvel Ida-Virumaa külaline siis tunneb, et teda on märgatud. Ta tunneb, et teda aidatakse siin piirkonnas, teda ei jäeta oma pead, et kõikjal räägitakse seda, et Virumaal võetakse sõbralikult külalisi vastu. Ja kindlasti siis see kajastub ka nendes ReviewPro andmetes, mida Kristin hakkab meil sügisel, eks ole, kajastama, et aga ilma igasugusete numbrite pärast, et katsume lihtsalt luua head tunnet oma piirkonnas ja siis on meil ka kogu aeg oodata häid ja rikkaid külalisi. Nii et head hooaega ja kes tahab rohkem siis võib-olla mingit spetsiifilisemat infot klienditeeninduse ja külalislahkuse kohta saada, siis alati võib minuga ühendust võtta.
Ja nüüd ma siis annaks sõna meie külalisele, ettevõtjale, Rakvere Target Roomi esindajale, et ootame põnevusega, milliseid koostöövõimalusi ja niisamagi elamusi te oma külalistele pakute. Tere ka minu poolt jah, et mina olen Andres Target Roomist. Et võib-olla kõigepealt mõne sõnaga räägingi sellest tekkeloost. Et kuna siin Rakveres on neid golfihuvilisi palju, siis talvel pidime käima mängimas Tallinnas või Tartus. Seega tekkis niisugune idee, et teeks ka Rakveresse siis niisuguse sisegolfi ruumi. Ja kuna ise mängin ka noolemängu, siis Rakveres olid need mängimistingimused ka nagu niisugused kitsad. Ja sai loodud siis noolemänguala ka siia. Ja siis panimegi pundi kokku ja tegime natukene niisuguse uhkema ja suurema, kui alguses plaanis oli. Ja ongi, et see on iseteeninduslik koht, et avatud 24/7 siis. Et kliendid saavad siis kas mängida siis golfi või tulla noolt piskama või snuukrilauda meil ka siin, et mida ei ole ka Lääne-Virumaal kuskil niisugust täismõõtmetes võistluse snuukrilauda. Nii, siis pakkusime ka võimaluse nagu ettevõtetele või firmadele niisuguse meeskonnaürituste läbiviimiskohana. Väga palju ka sünnipäevasid peetakse. Et jah, et meil on siis 2 golfisimulaatori boksi, mis on tipptasemel niisuguse uue tehnoloogiaga siis varustatud, et need löögid ja niisugused, ütleme, see kaugused on tõetruud ka nagu väljakul olles. Et saab ka talvel, kui on lumi maas, siis sees saab need mänguringid ikkagi tehtud. Ja siis on ka noolemängu, ütleme, need Viru Tartsiga on siis koostöös niisugused nädalamängud, kus meid saab siin kokku teinekord ligi 30 mängijat. Et mahume siia täitsa ilusti ära. Aga kui nüüd rääkida majutusettevõtetest, et kui neil on kliendid, kes tahaksid mingit aktiivset tegevust teha, näiteks Soome turistid küsivad golfi järele või midagi sellist, et siis kõigil on võimalik broneerida ja tulla. Et kedagi siin koha peal ei ole, et ongi iseteeninduslik koht siis. Jah, et siin on isegi seminare peetud. Et golfiboksides on need suured ekraanid olemas, projektorid olemas, et väga edukalt saab ka koolitusi läbi viia. Nii, äkki küsimusi? Ja, väga hästi, aitäh. Et kas sul on näiteks ka mingid konkreetseid pakkumisi või ettepanekuid ettevõtjatele, et kuidas näiteks siis turismiettevõtjad saaksid teiega koostööd teha, et kuidas siis konkreetselt näiteks nende saaks oma kliente sinna saata, et sa ütlesid, et seal kedagi koha peal ei ole, et aga kuidas see siis käiks, see koostöö?
Et selles mõttes ongi see broneerimiskeskkond on targetroom.ee, et seal on kõik need alad nagu üleval, et on nagu ilusti näha, et valid omale meelepärase kuupäeva, kellaaja, broneerid, saad uksekoodi ja kõik saavad sisse, eks ole. No, olgu, et siis näiteks ka klient saab ise endale seda broneerida või võib ka näiteks majutusasutuse inimene oma kliendile seda broneerida, eks ole? Ja, et selles mõttes või jah, või öelda, et näed, et targetroom.ee tee lahti ja tegelikult on seal täitsa lihtsalt. Kas teil on seal koha peal ka võõrkeelsed juhendid või asjad, et on näiteks saab ka välisturisti saata sinna? Ütleme, seal broneerimiskeskkonnas on ingliskeelne on üleval. Ja, aga koha peal saab ka hakkama siis? Koha peal tegelikult on praegu eesti keele saanud, jah. No võt, siis tehke inglise keeles ka, AI aitab teid kindlasti selleks. Ja, see kindlasti jah, ei tohiks olla keeruline, et selle peale peame mõtlema tõesti. Kas kellelgi on veel midagi küsida? Kui ei ole, siis siin on olemas muidugi kontaktid, et kes tahab rohkem infot, saab siis juba ju ühendust võtta, helistada. Siis järgmine kohtumine siin veebis toimub meil siis augustis. Eelmisel aastal jätsime ka juuli vahele, et ega augustiski veel on inimestel käed-jalad tööd täis, aga ikkagi augustiks on meil juba enda poolt anda infot sügiseste koolituste, programmide ja õppereiside kohta. Et kindlasti siin ka infoks võib-olla kõikidele ettevõtjatele, kes järgi vaatavad neid, et meil on ka seekord plaanis siis kas augusti lõpp, septembri algus teha paar sellist oma piirkonna ettevõtete külastusega õppereisid, kus me saame tutvuda siis üksteise ettevõtmistega. Eelmine aasta ja oli väga hea tagasiside ettevõtjatel selles osas. Nii et kes näiteks tunneb ja tahab, et me võiksime ka sinu toidukohta või majutusasutust või midagi ägedat, mingit atraktsiooni külastada, et siis anna palun märku sellest, et eraldi teeme siis Ida-Virumaa tripi ja eraldi teeme Lääne-Virumaa tripi just selleks, et me ei kulutaks liiga palju aega päeva jooksul sõitmisele. Ja seda infot siis juba anname augustis ja reeglina oleme teinud ikkagi niimoodi, et kes siis Ida-Virumaa poole pealt, kellel on mõtteid, võtke Anuga ühendust, kes tahab osaleda. Et on ju, Anu, sina tavaliselt paned seda Ida-Virumaa poolt kokku ja minuga võite julgelt ühendust võtta, et kes siis Lääne-Virumaa ettevõtjatest soovib oma tegemisi tutvustada. Ja võib-olla ka siis teenuseid pakkuda, ehk siis kuskil me ju peame sööma ja kui huvilisi on palju, võime ka kuskil majutuma jääda. Aga soovin teile siis veel kord väga ägedat hooaega, väga palju rõõmsaid, lahkeid ja jõukaid külalisi, et saaks pärast hooaega ka talve üle elada. Ja natukese aja pärast on siis täna päeva teises pooles juba see meie tänane koosviibimine järelvaadatav ja loodan, et leiate mõnegi nipi, et suvi paremini üle elada ja kõik on ka siis nõustamisele oodatud, kes vajavad seda. Tšau! Mina tahaks öelda veel, Ja, et palun, Ülle. Maie too rohkem neid uusi asju, et selle Andrese asi oli nii vahva, ma ei teadnudki sellest mitte midagi. Aga selleks me neid iga kord on meil nüüd olnud üks ettevõte, et selleks me neid siia toome. Aitäh selle tagasiside eest, et ma ka siis tean, et see tegelikult lähebki kellegile korda, et me tutvustame uusi asju ja õnneks on ka need kõik siis järelvaadatavad, et saab nende teiste uute asjadega ka tutvustada või tutvuda ja mitte ainult uusi asju, et ega siis tegelikult tihtipeale on mõni 20 või 30 aastat tegutsev ettevõte Virumaal ka selline, et paljud ei tea, et see on selline tore platvorm meil, mis ju jääb veebi ülesse ja seda saavad kõik vaadata, et selline tore kanal, ehk siis kui mõnel ettevõtjal on tunne, et ta tahaks oma teenuseid tutvustada ja tal on midagi uut pakkuda ja just ka koostöövõimalusi, siis julgelt võtke ühendust ja lülitame teid siia
sellesse kavasse. aga ilusat suve. Ilusat suve kõigile. Aitäh. Tšau. Ilusat suve. Kaspar, lõpeta see salvestus ka ära. Mõnusat suvehooaega. Tšau.